Tere tulemast minu YouTube kanalile, minu nimi on Pavel ja selles videos ma sooviksin võtta üles sellise teema nagu mööblifassaadide valmistamine. See hakkab koosnema mulle mitmest videost. Selles videos ma tahaks tutvustada teile sihukest teoreetilist osa, mida te peaksite teadma, mis matemaatika on sellega seotud ja järgmises videos või järgmistes videodes ma siis tutvustan teile praktilist osa, kuidas ma siis seda teostan ja siis selle eripära, kuidas me hakkame neid tegema, neid mööblifassaade, seisneb ka selles, et me teeme seda suure ülafreesi abil, mis on paigaldatud siis laua sisse. Et ots on siis keset lauda väljas ja seal me siis freesiteradega siis valmistame raampuud ja viilungitahvlid. Ja siis tutvustan kõigepealt teile siis köögi siis kapi võt sellise ukse siis näitavaral, millest see koosneb. Et see ongi köögifassaad, see on siis väline osa, mis annab mööblile sellise ilusama välimuse ja võite siis näiteks kas värskendada oma mööblit, mis teil on, või valmistades siis köögimööblit, seal karkass, valida siis terad lahenduse ja teha siis selle niimoodi ilusamaks, et ei ole lihtsalt siledatest ustest koosnev. Ja vahest on isegi niimoodi mõnedes töökodades tislerid ostavad valmis köögimööbli ja panevad ette ise tehtud siis fassaadi ja see näeb välja, nagu see oleks täiesti sihuke väärikas köögimööbel, mis on valmistatud seal kuskil töökojas, aga tegelikult on lihtsalt ära vahetatud fassaad ja hoopis teine nägu, hoopis teine hind. Et sihuke lugu, liimitakse veel karniis külge üles kuskile seal, et kõik oleks täis nii-öelda moega esindatud. Et see uks koosneb põhimõtteliselt kahest osast, mis on siin eraldi freesitud, on siis raampuud ja viilungitahvel. Ja siin on siis selline horisontaalne raampuu, mis on alati keset neid vertikaalset raampuid siis. See käib nii suurte uste kohta, akende kohta, et üldse selliste konstruktsioonide suhtes kasutatakse alati sellist lahendust. Et ma arvan, see on seotud eeskätt sellega, et kui ta oleks siin peal, eks ole, ja need oleks siin all keskel, see lihtsalt oleks inetu. Et see on, ma arvan, välimuse küsimuses mitte ainult, et midagi on nagu siin jäikusega seotud. Sellepärast, et näiteks mul on siin ka see paneel, sahtlipaneel ka viilungitega, eks ole. Et siin on need horisontaalsed osad pikemad, vertikaalsed lühemad ja nad on ikkagi paigutatud niimoodi. Ja see on siis täispuidust siin tehtud ja ma räägin siis teile natuke nüüd sellest freesimisest, mis vahenditega seda tehakse. Et üldiselt turul on täiesti sellised komplektid, näiteks siin on CMT, on teistel tootjatel ka pakkuda erinevate profiilidega, see tähendab siis seda, et sellel raampuul on siis kuju, seal laineline, järsem ja täitsa massi asi on ju. Samamoodi viilungi teradega nii. Et siin on kaks tera. Üks on siis profiil ja teine kontraprofiil, ehk siis vastuprofiil. Et nende abil tehakse siis raampuu valmis. Et kõigepealt ma olen freesinud need otsad, see vastuprofiili, kuhu sisse käib nüüd siis horisontaalne see detail. Pean siin veel ikka sättima, et neid ühendatakse niimoodi, eks ole. Ja siis ongi, need kõik 4 raampuud oma niimoodi ühendatakse. Ja seda siis saab teha niimoodi, et nagu ma ütlesin, kõigepealt on siis selle teraga, mis on
vastuprofiiliga, ma teen siis need otsad ära ja siis pärast teine tera on siis see pikkupidi see profiil. Et ma olen teinud seda just sellepärast sellises järjekorras, et kui teha kõigepealt pikalt ära ja siis risti, siis see laager, kui see hakkab lõpuni jõudma selle just koha pealt, kus on see profiil, lainetus, siis ta hakkab libisema allapoole ja võtab veidike nurga maha. Ja see ühendus nurkades pärast ei ole tihe, et seal on selline ära freesitud koht. Et ma teen seda sellepärast niimoodi. Ja kui te panete kokku siis need raamud oma vahel, siis siin on vaja arvestada matemaatikaga, mis on seotud ühenduskohaga nende raampuude suhtes. Et see keel, see kontraprofiil, et see on sügavusega, näiteks siin tera puhul on kirjutatud, see on 11 millimeetrit. Mõnede puhul see võib olla 12, kuskil võib seal 9 olla, et see kõik erineb täiesti sellest sügavusest. Ja see tuleb siis lisada, näiteks kui see on 11 ja 11 mõlemad poolt, see on siis 22 millimeetrit, tuleb selle ukse laiusele lisada võt selle siis raampuule, need mis on horisontaalsed. Nad lähevad vahele ja võtavad selle kinni. Et kui te tahate näiteks, et teie uks on siis näiteks seal 40 sentimeetrit lai ja teil on 50 millimeetrit näiteks need raamid, siis see on siis 10 sentimeetrit, siis see raampuu peab olema siis 32,2 sentimeetrit. Et ta oleks pärast 30 sentimeetrit seal keskel, et need on ühenduskohad. Et siin kohal ma tahan mainida ka seda, et siin selle profiilide terade peal on kirjutatud, et paksusega seal kuni 18 millimeetrit, 22 kuni 18 millimeetrit. Mida see tähendab? See tähendab seda, et minimaalne paksus, uste paksus, siis võiks olla 18 millimeetrit. Et see on sellepärast, et see soon, mis siia see tera teeb, kuhu see viilungi tahvel läheb, me räägime sellest eraldi, et see läheb siis siia poole välja ja võib üldse siit ära kaduda, et teil ei ole enam seda soont siis. Ja köögimööbli puhul võikski olla seal 18 millimeetrit, 19, kuidas teil seal see tundub ja seda sellepärast, et ei ole täispuiduga mõtet teha neid raskeid uksi. Algselt näiteks selle ukse puhul, kui ma siin harjutasin just ammu juba, see on mul siin, ma ei tea, 22 äkki või. Ja see on päris raske. Aga miks 22 võiks olla kuskil vajalik, siis see on siis, kui me räägime suurtest kappidest, riidekapist näiteks. Seal uks võiks olla tummisem ja sinna võiks panna siis paksemad raampuud, laiemad raampuud, seal võib olla seal, sõltub ustest 6-8 sentimeetrit. Ja köögimööbli puhul siis, see on ka siuke silma, kuidas, kes vaatab, kas on 55 millimeetrit seal, need raamid, seal 50 või 60, mis suhetes see kõik on. Et see on, mingisugused siuksed levinud mõõdud on olemas, aga see on alati nagu, ka maitse asi. Et see on siis nende raamidega ja materjali valik on vaja ka siis siin teha, pidades silmas, kuhu see profiil tuleb, et seal ei oleks sellist siis süü ei jookseks niimoodi, et te lõhute midagi ära, kui te teradega sinna kallale lähete, et just see pool oleks siuke ilus, puhas või mingi oksa koht, et te peate siis materjali valikul arvestama sellega, et te teete sellise suht keerulise freesimistöö seal, et ei lõhu materjali ära. Ja on ka sellised terad, mul on ka siin üks, mida ma ei olegi siin veel kasutanud, Makita tera, kus on võimalus teda ise kombineerida. See tähendab seda, et kui te teete näiteks selle vastu profiili ära, siis te teete lahti siin, keerate võtmega lahti ja vahetate need siis sellisesse suhtesse, et te saate teha siis selle peegel nagu sellises nagu selle profiili.
ja see on selline võimalus, see on 2 korda odavam kui näiteks täiskomplekt 2 teraga, et see on täitsa mugavuse küsimus, kui te võtate seal 2 tera ja ei mõtle üldse selle peale, et midagi ümber teha. Ja seda tera ma pole veel kasutanud ka sellepärast, et ma panin tähele, et see on siuke järsu siukse kujuga profiil, mis on ilus, peen siuke, aga kuna ma tegin saarest seda, siis see saare süü on siuke väga rikkalik, muster on selline kontrastne tekstuur, siuke rikas, siis see kaob ära sinna. Ja mul tekkis mõte, et ma teen seda siis, kui mul on vaja teha fassaadi igavast sellisest puidust, millel on siuke hästi monotoonne seal äkki lepp või isegi värvitud seal kask, kui ma näiteks teen fassaadi kasest ja pärast need detailid ära värvin, siis see on täitsa okei profiil, et selline nüanss ka. Ja kokkuliimimisega nüüd, mis on siin seotud selle uksega näiteks või nende sahtlipaneelidega, siis ma olen kasutanud torupiskruve. Ma olen tutvustanud neid torupiskruve, mida ma kasutan ka torupiskruvide seal rubriigis, siis torupiskruvidega need kokkuliimid, aga see viilungi tahvel siia siis soontesse läheb ilma liimita, et ta peab lihtsalt siia täpselt minema ja siin olema, seda tuleb täpselt freesida, me räägime sellest kohe. Ja ei ole vaja, mina näiteks arvan, et selliste uste puhul, kus on seda liimimispinda selles kontraprofiilis ja selle profiili suhtes on päris palju, siis ta on piisavalt väike, ei ole vaja sinna tüüblit panna. Et kes tahab, paneb, mina näiteks nendelt meistritelt, kellelt olen õppinud, nad ei ole kasutanud neid tüübleid ja ütlevad, et uksed püsivad ja need, mis ma olen teinud ka, kõik püsib, et selles mõttes ei ole üldse probleemi. Aga see ei ole keelatud panna sinna see paar tüüblit, et see kõik, igal juhul halba ei tee. Aga nüüd siis sellest viilungi tahvlist. Et mul on siin mõned jupid, mida ma olen siin omal ajal siin freesinud ja katsetanud. Et samamoodi saarest, et see tahvel, seda nimetatakse kas peegliks või viilungi tahvliks või lihtsalt viilungiks. Seda sellepärast, et see on viilungi teraga seda profileeritud. Neid on samamoodi erinevaid. Seda ma tegin Makita omaga, mulle meeldis lihtsalt see kuju, siin on võimalik ka sobitada, et mis millega sobib, et see oli nüüd siis selline, nad on mul kõik laagriga. Laager siis piirab seda kaugust, kuidas see tera seal töötab, et kõik on väga täpne. Ja siin on siis selline asi, et on vaja valida tahvel ja saada aru siis, et kui te hakkate siit sügavust võtma ja siin tekib teil selline rant ja siia peale jääb nagu selline tahvel, siis see paksus peab siis olema selline, et mahtuda sinna soone sisse niimoodi. Vabalt ilma igasuguste selliste suurte lõtkudeta ja samas, et tal pärast ei tekiks mingisugused pinged, et ta seda ust seal kõvaraks teeks, et mängimise võimalus oleks. Ja see on 6 millimeetrit. Ja kui te teete selle, see on 17 millimeetrit, see on mul mõeldud sellepärast, et sealt, kui ta on seal soone sees, et ta oma paksusega väga ei ulatu palju raampuudest, niimoodi, kui te seda ust, panete niimoodi pikali, et ei ulatu liiga välja, et see osa, see on 17 millimeetrit. Ja selle raampuu puhul on võimalik ka näiteks selle sügavusega mängida täpselt samamoodi, see serv, et te uputate seda sügavamale ja siis te saate seda viilungi tahvlit ka sinna sissepoole uputada. Et see on ka selline nüanss. Et siin samamoodi materjali valik peab olema siis hoolikas, alates sellest, et te vaatate, et ilus tekstuur oleks. Mul on mõned õnnestunud niimoodi teha, et mul on teinud ühest õhukesest plangust siis üks viilung, eriti sahtlite puhul. See õnnestub, et kui on korralik kuiv materjal ja ta iseenesest on juba siuke sirge,
ma olen seda eriti jälginud ja ma tahaks seda rõhutada, eriti raampuude puhul, et kõik raampuud, mis ma olen siiamaani teinud, ma olen vaadanud alati, et ta juba kuivanud plangus oleks sirge juba, et tal see loomulik kalduvus kuskile vedada puuduks, et need on need sirged plangud, millest ma olen seda teinud. Et see on siis viilungi kohta, need on väga palju, mul on siin üks, mida ma tahan kasutada KCMT oma, mida ma tahan kasutada suurte uste puhul. Ma mõtlen seal kas välisuks või toauks, selline suht klassikalised asjad tegelikult. Et mis puudutab suurt freespinki näiteks, seal on omad terad ja on olemas isegi võimalus. Eestis on mitmed ettevõtted, mis võivad teile teha terad, mida te ise mõtlete välja. Täiesti ainulaadne, kordumatu teie isiklik viilung ja teie raampuu profiil. Et sellised võimalused on, aga selliste väikeste terade puhul, ma ei tea, neid tehakse, aga kas nii keerulisi ja kas meil seda tehakse, et seda ma ei tea. Et te võite selle video all näiteks seda infot jagada, kas keegi näiteks tellimuse peale ülafreesile näiteks teeb selliseid viilungiterasid, mida te tahate kasutada, sest mõnedel näiteks on väike töökoda, suurt freespinki pole, siis kui on siuke vaba valik või ma mõtlen, et kuskil saab tellida midagi, siis see ainult suurendab võimalusi ja võimaldab siis täiesti ainulaadseid, omapäraseid asju teha. Ja tahaks natuke viimistlusest rääkida lõpetuseks, et seda ust ma olen mõelnud teha õlitamiseks. See mul kasutusse ei läinud, see on muidugi proovida, aga et õlitada ja siin on niimoodi, et mõistlik on sobilik õlitada juppe eraldi. Et see on sellepärast, et eriti kui teil on toonitud õli, läbipaistva õli puhul tegelikult see ei ole nii hull. Tegelikult see ei ole nii hull, kui tegemist on läbipaistva õliga, siin võib sisse õõruda siit kuidagi see viilungi tahvli siin, et kui teil on mugav niimoodi ja tegelikult see võibki olla niimoodi mugav seda viimistleda. Aga kui te kasutate toonitud õlivahesid näiteks, seal männist teete või selles samas saares tahate teda seal tumedaks teha või valge õliga üle teha, siis mängimise ajal või tulemusel võib see nihkuda see tahvel siin ja paljastada viimistlemata siis puidupind. Ja siis jääbki selline mulje või vaadata seda ust, et kuskilt on nihkesse läinud tahvel ja paljastanud siis sellise pinna ja lähebki teil selline kontrast, näiteks tumepruun, mis on kohe selline hele saar ja või seal valge ja siis loomulik asi. Aga kui te tahate värvida, see on kohe kindel, et detailid on vaja eraldi värvida, seal vahelihvi teha. Ma olen vahelihvi tutvustanud ja muide seda vahelihvi ma tutvustasingi seoses sellega, kus ma lihvisin raampuud ja viilungi tahvleid, selle sahtlipaneelide. Muide, ma tegin ühte uhket kummutit, see on mulle Facebookis mööblivana sellest lehes toodud, siuke hästi raske saarest kummut. Muide, mida ma siis tegingi sellest toonitud ja päris keeruline viimistus oli seal, et see on siis selline asi. Ja kui nüüd seda värvida fassaadi, siis need kõik detailid tuleb eraldi ära värvida ja siis pärast kokku liimida. Siis see näeb välja puhas, efektne töö, sellepärast värvi puhul, eriti värvimise puhul, kui te värvite selle ukse näiteks ära valgeks või ma ei tea, seal kollaseks, vahet pole, mis värv on. Aga just need ühenduskohad, mingi hetk kui läheb mängima, sinna tekivad mõrad ja see muutub väga inetuks. Ja üks väike nüanss veel, et need lisad, need ühenduskohad, mis on siin nende raampuude vahel, siin seda pole mul tehtud, aga üldiselt ühenduskohtades, nende horisontaalsete raampuude servad ma olen 45 kraadiga ära võtnud. Et see ühenduskoht, kui see
Rambu näiteks veidike mängib seal, et need pilusid ei oleks seal väga näha, et nad nagu mängivad kokku ja näitavad selle kui disaini nagu element on ju. Ja ta ongi nagu disaini element, ta teeb selle asja huvitavaks. Ja siis ma olen ära võtnud siit 45 kraadise teraga ka selle välisserva ja muide välisserva profileerimine on ka täiesti käibel, et siia võib anda ka mingisuguse kas raadiuse või veel mingisuguse sellise keerulisema, peenema profiiliga serva ära profiilida, et see kõik on võimalik ja selle kohta võib lihtsalt öelda, et see kõik on maitse asi, kuidas te seda teete. Et kui on küsimusi, siis kirjutage palun selle video alla või täiendage oma kogemusega ja järgmises videos ma täpselt näitan teile siis, kuidas, mis järjekorras, mida ma teen. Ma kasutan seal näiteks surukammisid, mida ma olen ise teinud ja valmistamise kogemust võin ka tutvustada. Aga praegu siis kõik järgmistes videodes järgmised teemad. Head aega!